Ma ei tea, kes on inimesed nendel fotodel. Tean vaid, et need on mustlased ja pildistatud on neid eelmise sajandi esimestel aastakümnetel. Need 5 fotot Eesti Rahva Muuseumi arhiivist on ainukesed, mis mustlasrahva kohta õnnestus leida ajast enne teist maailmasõda. Me ei tea midagi nende inimeste saatusest, isegi nende nimesid mitte. Suur osa Eesti mustlaskogukonnast tapeti Saksa okupatsiooni ajal koonduslaagrites. 1943. aasta märtsis mõrvas Saksa julgeolekupolitsei Kalevi liival umbes 25 3–5 aasta vanust mustlaslast ja niisama palju täiskasvanuid. Selle mõrva panid toime Jägala koonduslaagri komandant Aleksander Laak, tema abi Ralf Kerets ja laagrivalvurid. Ralf Kerets toodi kohtu ette tunnistusi andva 1961. aastal. Ja siis ka ütleme, kes sellega tõrkus, siis sai otsa juba kepiga. Seda peksti kepiga? Pekki ikka sunniti sõna, sest Paleeri ülesanne oli just, et inimesi, ütleme, nii kui loomi sundida edasi minema. Sellepärast igal pool karjaajad on ka selle põhimõttel loodud, et tagant, ütleme, antakse pihta ikka järjest kogu aeg, et inimene läheb. Siis, kui see kõik ümber olid, seal hakkasid juba kinni ajama, siis oli väga mitmes kohas kostis, ütleme, inimeste, ütleme, veel kõnelust, oigeid. Tähendab, kõik ei olnud veel surnud? Jah, väga, igas palju oli neid. Teie, mida tegite? Kui mina seal augu ääre peal seisin, siis korraga minu nina all, ütleme ka, täitsa minu läheduses, korraga kuulsin ka, et üks hääl kostab, ütleme, kaunis minu lähedal. Augus? Sügavust kostab. Ja korraga see oli nii hirmus tunne oli, et kui ma mõtlesin, kui ma nüüd ise peaks seal olema ja korraga, ütleme, et võib-olla kõik veri tilgub sul, ütleme, näkkus ole ja ütleme, nii palju on inimesi sul veel peal, ütleme, vajutakse peal ja veel elus on. Siis mul, ma ütlen, nii kole tunne käis läbi ja mõtlesin, lihtsalt võtsin oma püstoli taskus, mul oli taskus. Georg Vinogradov on Võru nelipühikoguduse pastor. 8 lapse isa, kelle kodu ja kirik, pere ja kogudus sõbralikult ühe katuse alla mahuvad. Usuni jõudis Georg läbi Karmi elukooli, kuhu mahub vanglaaeg patareis, haigestumine vähki, tervenemine sellest. Georgi vanemad tulid Eestisse peale sõda Lätist. Oma vanaisa tapmisest ja ema imepärasest pääsemisest sõja ajal Läti väikelinna Smiltene lähedal räägib ta nii. Neile tulid tagasi, järgi tulid Saksa politsei, et tööle neid viia. Ja seal oli üks külavanem, tead. Ta sai aru, et neid viiakse mitte tööle. Tahtis põgeneda. Ja see külavanem seal kohalikes oli see viglaga, lõi talle selga ja viskas üles auto peale. Ja kõike seda nägi mu ema ise pealt. Ema oli vast 7-aastane. 7-aastane vist, 8 kuskil. Ja siis naabrinane, kelle juures nad seal külas, Taaborsenis külas. Ja siis ema oli seal selle naabrinase juures karjas, tüürk on väike. Ja naabrinane võttis peitis ta sõeliku alla ära pealt. Ja nii jäi mu ema elama pealt. Tänu sellele, et see peremees, kelle juures karjas käis, peitis ta ära pealt. Ma tahaks ühte asja ütelda. Võib-olla sai filmi seda. Ma mõistan täielikult sügavuti, tunnen seda nende mustlasliku elu seespidiselt.
ma mõistan neid kõiki neid eksimusi, mida nad teevad või nende käitumist ja ma mõistan seda. Aga ei saa midagi teha. Ühelt poolt on nad nagu kokku surutud selle asjaga. Teisega nad tahaksid välja tulla, aga ei saa välja tulla sealt. Ja see panebki muretsema. Püüad küll teha kõik, mida sa suudad. Aga üksi sa ei suuda midagi. Tõstame käed ja kiidame Jeesust. Tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Issand, sa oled meid kokku viinud meie armsa venna Lauriga. Issand, ma tänan sind. Ma tänan ja kiidan sind, Issand, selle armsa venna eest. Selle tööst, mida ta teeb. Issand, ma tänan sind, et sa õnnistad seda, mida ta teeb. Sa õnnistad teda isiklikult, Issand. Õnnistad ta peret, Issand, tema armsaid lapsi, tema abikaasat. Issand, õnnistad tema kodu Jeesuse nimel. Ja ma palun, Issand, ole jätkuvasti teda õnnistamas. Olgu sinu armas vaim tema üle. Olgu sinu püha veri, Issand, tema ümber, Isa, kilbiks ja kaitseks ja müüriks. Issand, me palume ka selle filmi jaoks sinu õnnistust. Issand, et see võiks olla valguseks teistele. Et see võiks olla, Issand, valguseks meie enda rahvale, mustlasrahvale. Issand, me palume seda, et see ei oleks mingi enda upitamine. Vaid ma palun, Issand, et see võiks olla üks valgus, mis muudab nende mõttemaailma. Mis muudab nende südameid, mis on neile eeskujuks, Isa. Ma palun seda Jeesuse nimel. Tänu sulle, Issand, et sa oled avanud, Issand, südameid nii meie valitsusele kui ka meie vennale Vahurile, Issand, kes on seda tööd tegemas. Õnnista seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Tule Vahul siia korraks. Issand, lasku oma pale sinu üle paista ja olgu sulle armamine. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Me Issanda Jeesuse Kristuse arm ja armastus ja püha vaim olgu ja valitsegu sinu üle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Kas sul pulmavõtse käes on kallis sõbe? Kas sul reisi eestlane taevalinna on? Kas sa igatsed ka tulla talle pulla, mida taevalinnas varsti peetakse? Halleluuja, talle pulma, pikad valged riided kõigil seljas on. Halleluuja, taevalinna, kuhu Jeesus ise kõiki kutsub. Paljud Eestimaa prohvetid on rääkinud ja mitte ainult Eesti prohvetid, vaid juba ära sega palun, mitte ainult Eesti prohvetid, vaid ka Euroopast tulnud prohvetid ennustavad. Eestimaal hakkab Jumala armuaeg lõppema. Kallid, kuulsite, mida Jumala sõna ütleb? Uksed sulguvad. Georgi kogudus ja kirik on küll Võrus, kuid missioonitööd käib ta tegemas peamiselt Lätis, Vene piiri ääres asuvas Viljaka väikelinnas. Seal on suur mustlaskogukond, kelle hulgast Georg endale ka järgijaid on leidnud. Kui vähegi võimalik, võtab ta Viljaka mustlastele ka toitu ja riideid kaasa.
kui esimest korda Viljakasse jõuame, tuleb mulle meelde, et teisel pool piiri Venemaal asuvas Ostrovi linnas tahtis 20 aastat tagasi üks mustlasnaine mulle tulevikku ennustada. Kui ma keeldusin, needis ta mu ära või arvas needvat. Ma olen ikka aeg-ajalt mõelnud selle peale. Meie võõrustajaks Viljakas on Bernhard, hüüdnimega Beebis. Esimese asjana näitab ta mulle oma noort hobust. 2 годика ему только. Ну, он ребенок еще. Вот скажет, что за цыган. Вот, мустанг. Я мустанг. Я мустанг, я. Selles kortermajas elab mitmeid mustlasperesid. Kõik nad saavad osa Georgi toodud humanitaarabist, kuid mitte kõik pole Georgi poolt jutlustatud usku veel vastu võtnud. Seekord viib Georg oma koosoleku läbi Beebise ja tema naise Liida kodus. Я примерно, да, человек православный. Мне крестили, ну, просто в православной церкви, да. Вот здесь даже у Великов. Когда мне было 5 лет, этот батюшка сейчас умерший. А вот объясни, пожалуйста, у вас какая вера? Православная или католическая, или лютеранка? Ну, как понять это? Первый Коринфянам, 1 глава, пишет апостол Павел. Я слышал, что между вами есть споры, и есть непонятно. Один говорит, что он за Петра, а другой говорит, что он за Павла, а другой говорит за Христа, а другой говорит за Аполлоса. Аполлос был один из богов в Римской империи. Греческий бог. Так. Теперь дальше идем. Говорит, а кого вас крестили? В Петра или в Павла? Или в Аполлоса крестили вас? Не крестили ли вас в Иисуса Христа? В Отца и Сына и Духа Святого? Умер ли Петр за тебя? Или умер Аполлос за тебя? Христос умер за тебя. Какой Бог там может быть? Там или католический, или лютеранский. Правильно. Разве лютераны не говорят про Христа? Разве католики не говорят про Христа? Разве не умер Христос за них и за нас? Здесь нету разницы. И один цыган говорит, амарите себя, исияси. Это вранье, это сатана врет. Здесь чисто. Te congingelau. Dollakin ei rakkelde. I dadis. Sun kanssa kerna dumaansen. Lendadis marna putrussul. Dadis marna putrussul on India maansen. Vas dosen rakkina teles kolou. Jone dena pengitiva vas dosop maansi dol teles tipti sumel. Vasto vas dosop jouti jal andukhanger velna andukhanger naa. So jouti jel ekvar kudelo pretetlestu jel čisto jitela čidiva. Navas kangeli mopsaloro, dadis rakkina som teelesti. A me rakkina som vas do teelesti, ki delkamel tiirun jiti čistinel, te semjati hadelti timosinel. So ekvar tiesa urda praklät jatir. Dosi teeleski koja vara. Pesku laikos kiela gaadingi holjaksi berga peamende. So tiel teeleski vasta peamende, tipä marneegende. Doome kamo. Mena dino kidin, mena siti penavut meidän vakana jakke. Me penaki. Na mangenaane lokhesti avo. Mangesi idrommol. I dosi solkolasi. Aki dela mangesi vas. Te tumesan saikal miiruji. Saik. Kai me tinajavo. Me saik mangavasti. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб нас насущий дай на сей день, и прости нам долги, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки веков. Во имя Отца
и Сына, и Духа Святого. Аминь. Господь благослови нас. Jõuluteel on Georg kutsutud jutlustama Paide baptistikogudusse. Enne teenistust käib ta läbi mitmed mustlaspered ja kutsub inimesi kirikusse. Mõned naised tulevad. Mustlasmehed, keda Georg seal samuti näha loodab, täna kirikusse ei jõua. Ma olen 2 kuud juba palvetanud. Jumal, miks ei tule see asi? Miks sa ei anna mulle? Ja vaatame nüüd, et missugune see tegelikult see usk Jumalasse on. Kas me oleme temas või tema meis? Võib-olla, et me tõesti oma mõtetes ja tegelikult oleme temas. Aga kas tema on sinus? Kui sul on ainult mõtted ja palved, Jumal anna minule. Jumal, viib see, anna mulle see. Tee mulle see. Kas ainult see? Või see Jumal, kes on sinus, näeb kõrvalt seisvat istuvat enda õde, tema muret, tema vajadust, Jumala riigi kasvu või teenimist või me teenime iseennast. Kas Jumal on selleks tulnud ja maailma, et me teeniksime iseennast? Ei, vaid on tulnud selleks, et meie võiksime jätkata tema tööd siin maailmas. Teha seda, mida tema tegi. Mitte midagi muud, vaid seda, mida teda tegi. Ja kuidas tema tegi? Meelevallaga. Kui ta palvetas, sai olema. Amen. Ja me kiidame, me ülistame sind, issand. Su arm on suur, su heldus kestab igavesti. Halleluja. Me täname, kallis Jeesus, sa õnnistad amset venda, issand. Ja sellest tööst, mida ta teeb, ja sa ehitad oma väega kõrgelt, Jeesus. Halleluja. Me täname Jeesus, sa ehitad oma väega kõrgelt, et ta võiks edasi viia selle sõnumi, armastussõnumi, issand, mustlaste rahvale. Jeesus, need on üle terve maailma, kallis Jeesus. Ja sellepärast me palume, kallis Jeesus, kui see oli nagu põlatud teistel inimestest rahvas olnud, issand, ja läbi aegade ja aegade. Jeesus, aga sina oled neid armastanud, halleluja. Jeesus, ja sa tulid siia maa peale ka nende pärast, halleluja. Jõulude ajal valmistume Georgi kodus teiseks Läti reisiks. Georgi naine Ljuba on venelanna. Nende 8 last peavad endaga kõik mustlasteks. Kui ise oli maailmas, ma teadsin, et mis tähendab mustlase elu tead. Mis ripakil sääral jääb. Ja, aga vaata, nüüd vaimses mõttes vaatame seda, et kui nüüd üks mustlane kellelgi midagi varastab, mis selle tagajärg on? Needus. See inimene on saanud südamevalu, et talt on midagi ära võetud või välja petetud või varastatud. Ja tema hakkab vaikselt või kas ta nutab või ta hüüab Jumala poole või tema südame valu hüüab Jumala poole. Kas Jumal jätab seda kuulmata? Ei jäta. Piibel räägib selge sõnaga seda, et inimese veri hüüab Jumala poole.
kõik ülekohus, see hüüab Jumala poole. Ja nüüd mõni on see, kes neab oma südame valus. Sa mustlane tead, tegid nii ja noh. See mitte kunagi ei saa olema õnnistatuks. Ja Jumal ütleb, et kui sa ühele teed haiget, siis tea, et tiiruga tuleb sulle 10 korda rohkem tagasi. Öö enne sõitu kulub jõulupakkide kokkupanemisele. Lätimaal Viljakas ootavad lapsed juba jõuluvana. Seekord tuleb jõuluvana Eestist ja meenutab veidi Georgi naist Ljubat. Здорово, море. Кабата руматиню. Уздедял. Оле. Нева. Kui jõuluvana saab kingitused jagatud, jõuab kõnejärg Georgi kätte. Ta räägib ikka ja jälle needusest, mis mustlasrahva peal asuvad. Канадел чулапески зор пидо, соптинайл питутте проклятия. Joukano tutti čuleksi junta pitutte prao. Sobiutti na tutti proklятия. Sosi proklятия. Nasvalipena, čororipena, holina, hohaibena, nalačipe, vispār nalačipe. Dosu amedadis dživina samamel. Jeesus siis putrusol, pašulesti putrusol siis razbojniki. Kon marnas maansen, kon graabin ennast, kon gvaltin ennast. Teki ju jeklendir, odviistin ja peski koja, pesku grehos. Te penjapi Jeesusta. Jeesus, kitud ja sakutud vaat. Te ni keras, ja se tarbi so načep sandjam, keras, so sakka mindir. Te sakonesti si peski grehi, a sa u grehosti, najal grehosti si grehos. Sa u grehos, del na kamel grehos. I podadis je upela, dadis, i si ja se lajki, par lajki, ki jena, duj tuktor berspali upernela, jena par lajki. So site si, a mena stili penel danane, a me di kasam sakku nisam ziva, si dan si jaker. Ne, kala, so nalaču kamel so vame ošćo butir, ti rozđasame, ti rozčurdel, to sam se lokedira men gađen dik jakit čvel, i pušumil. Tal naj i pš, etov. Rukhangeria eura kirlatuminen rakentuminen. Semja, jek semja. Jõulude tähistamine jätkub noore mustlasnaise Ella majas. Ellal on 6 last ja temagi on omaks võtmas Georgi poolt jutlustatud usku. Ti uskerde penge duša, oj ne duša, ti gine uz riškiren valsan. Sad spera doma. Все. Saku paželajas par Lālutka Romana. Nelačes Lālutka Roma, mi dživen draudzīgas saticīgas, an mierus.
Deles kulave sami живем. Минаке рики кеске пари. Бием пари и за чачуна и справедлива. Ти живен са сле бахтало. Амен. Me paldies! Georgi tütar Zalina ja poeg Ilja laulavad mustlastest, kes enam nutma ei pea. Нам, цыганям, плакать не придется. Подарил Господь нам жизнь благую. Христос воскрес, малый, аллилуйя. На Сионе хорошо живется. Нам, цыганям, плакать не придется. Подарил Господь нам жизнь благую. Аллилуйя, 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 слава Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, слава Христу. Подарил Господь нам жизнь благую. Христос воскрес, малый, аллилуйя. На Сионе хорошо живется. Нам, цыганям, плакать не придется. Подарил Господь нам жизнь благую. Христос воскрес, малый, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Христу. Подарил Господь нам жизнь благую. Христос воскрес, малый, аллилуйя. Дай радуется. Ma olen lihtsalt kohustatud sulle sellest rääkima. Et ma propageerin tegelikult ju kõige selle vastu, selle ennustamiste vastu. Ja räägin seda, et see on nagu surmapakt ja see on tegelikult nagu ütleme, et ennustamine iseenesest ja ennustamise laskmine on nagu ütleme, et inimene avaneb nagu needusele. Ja see on küllaltki piibellik kõik. See on piibellik. Ja kui Jumala sõna on seda öelnud, siis ma peaksin inimest nagu hoiatama ka selle suhtes, et mina nagu ei poolda seda, kui inimene laseb endale keegi ennustada või keegi ennustaks. Sellepärast, et ma ei tahaks, et see inimene, kes ennustab, ei oleks needusal, ega see, kes laseb endale ennustada. Ja sellepärast olen nagu sunnitud nagu seesmiselt, nagu see on minu kohus. Et inimest nagu hoiatada sellest, et ta teab millest kinni võtta. Suvel läheme Peipsi äärde Kallastele, Raja ja Nikolai perekonda. Vanaproua ise enam ennustamisega ei tegele, tervise ei luba. Oma oskused on ta aga tütrele edasi andnud. Peretütar Olga on nõus mulle kaarte panema. Filmi jõuab sellest vaid väike osa. Ülejäänu kustutan nii mälust kui lintidelt. Вот эти карты, допустим, которых я гадала, и они не должны даваться никому в руки. Поэтому их никто не трогает. То есть их не должен, ни в семье никто не должен трогать, только я. Поэтому то, что они заряжаются моей энергией. И вот поэтому я их храню вот в этом мешочке. И вот эти карты у меня остались от бабушки, и они до сих пор у меня. И их никто не касается руками.
Поэтому карты только тогда могут сказать что-то. Они, может, где-то совпадают с чем-то, а может и не, ну, и не быть того, чего я скажу. Но хотя в основном все сбывалось. Загадание, правда, я брала кто меня просил, кто что даст, кто что положил. Кто-то деньги ложил. Я не говорила, какую сумму. Я иногда смеялась, 100 крон, 25. Вот. Кто-то шоколад покупал, просто как бы внимание, знак внимания делали. Вот. А ведь, да, есть, между прочим, много, которые гадают у нас и говорят правду. Это в Ленинграде у меня такая тетка, вот она сейчас умерла. Она даже похоронена на одном кладбище очень таком престижном. Потому что она гадала даже с министерства людям. Это в России. Вот что у вас будет? Будете вы в компании, в этой компании, значит, вы будете через свои семейные дела, Семейные дела у вас, жена или от жены вы ждете какие-то деньги, она должна принести, или вы должны какие-то деньги. Что-то с деньгами связано у вас. Через это у вас хлопоты с ней. И хлопоты эти касаются с домашней дороги казенными. То есть это, может, где-то что-то вы должны, но это не лично в доме эти деньги. Это деньги должны откуда-то прийти или куда-то уйти. Поэтому через эти хлопоты вы переживаете, разговор даже как бы неприятно иметь будете в компании. Но я вам скажу, вы перекреститесь, то есть будет все хорошо. Сейчас я могу сказать, что у вас как бы останется, с чем вы останетесь, что у вас будет. Встречи пока все от вас уходят. Женщина ваша, которая сейчас с вами живет, остается с вами. Слезы, неприятность от вас вся уйдет. Дороги от вас, пока домашняя дорога и вот ранее, куда вы собирались, тоже отойдет, так как вы сейчас с нами, наверное, поэтому это тоже не должно пропадать, согласитесь? Если я умею, почему я не могу? Я ж не хожу и не заставляю нагло и нахально, вот я вам погадаю. Да, есть такие, ходят, давай я погадаю тебе все. А тут сказалось, когда приезжает женщина, ой, к нам подходили вот цыганки, просили гадать, а мы сказали, у нас свои есть. Ой, они сердятся, говорит, на вас. Вот, значит, вам будет письмо или известие скоро, и будет через это известие 2 встречи у вас. Одна встреча дома будет, другая встреча где-то или на работе, или еще где-то, казенная какая-то, но не личная. Вот, разговор будет неприятный через деньги у вас, через встречу бубновую. Перемену вы получите здесь с дороги от своей жены. Вот, встреча у вас будет с казенным королем, и какие-то хлопоты казенные будут. Казенные это называется или по работе, или еще что-то, с чем-то связано с казенным, не с личным. Вот все. Так что вот видите, вот сами видите, в этом же ничего плохого нету, правда, что вот я погадала, я ж ничего не нарушила. Никому ничего не сделала. Почему меня за это нужно обзывать, ругать, говорить, что вот я цыганка такая-сякая, я вот обманываю, вот я вру. Я же, и также все цыгане, я считаю, что они, в принципе, даже если я вам предложила бы, вот я вам погадаю, да, вы же спокойно можете сказать, извините, но мне не надо. Не надо же меня за это лаять, правда, и ругать. Я так считаю. Вот, все, что я хотела сказать. Kui Olga on oma kaardid kokku korjanud, saab tema poeg koolitööde kallale asuda. Inglise keele tunniks on vaja läbi töötada lugu mustanahalistest muusikutest. В районах темнокожие, вот они как бы, чтобы поесть, убивали. Вот, а он как бы такую группу сделал, то что они на музыке начали зарабатывать себе на жизнь. Вот, и у них вот сейчас группа так и называется, что вот Seal of Music, The Power of Music. Вот. Здесь написано, как он все это делал, возглавил группу эту. Все. Сначала сложно было, никто его даже не слушал. Вот. Ему помог его друг, тоже темнокожий. Вот. Только с помощью его начали слушать. Don't come near us if you don't, you'll be sorry. Two rival gangs are fucking edge over with knives at opposite ends of parking lot in the town of Lowell, Massachusetts. USA on gang is Cambodian. The other is Afro-Caribbean, according to Arne Chorn. Ponta human rights working for lives were gang. Fixing is quite common.
Kunst еще. Kooliaasta on alanud. On pühapäeva hommik. Georgi väiksemad lapsed Georgina, Daniel ja Jelisei valmistavad ette koolitunde. Georg ise otsib aga sobivat laulu kohe algavaks koosolekuks. Laule on palju. Palju klassi? Как у вас? Тогда и Кирилл Aga ükski ei jää nagu sisse helisema. Они нету вместе в один. Kuule ei jää nagu helisema sisse. See peab nagu jääma nagu sarne. Tänase koosoleku teemaks on himustamine. Himustamine on otsus teha mõttes seda, mida tahaksid teha oma kehaga. Siiski sa võid tunda veetlust või erutust ilma, et otsustaksid teha himustamise pattu. Paljud inimesed, eriti kristlastest mehed, tunnevad end süüdi, et nende jumalast antud hormoonid toimivad. Kui nad automaatselt märkavad mõnda võluvat naist, eeldavad nad, et tegemist on himuga ja tunnevad häbi ja hukkamõistu. Aga veetlus ei ole himu, kuna sa ise mõttes sellele ei peatu. Sa kiirustad hing läbi elu, ent maailmas lõbustades. Kuid tea, et pisarad valu ja hukatus ootab sind ees. Sa naerdes lähed Jeesusest mööda, ta kutsumist põlgad sa ka. Kuid sõber, sa unustad seda, et kohtupäev jõuab ju pea. Järgmisel päeval läheb Georg Valga Jaanikese kooli kohtuma seal õppivate mustlaslastega. Jaanikese kool on erivajadustega laste kool. Direktor Anne Araku sõnul õpivad siin vaid diagnoosiga lapsed. На душистый хмель, цапля серая в камыши. А цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой, насвигая зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, колеющих южных широт, где свирепая буря, такое тепла, океанскую пыль идет. Глаза глядят бесприютной красой, розовеющие лета. Neljateistaastase Kristiina käest uurib Georg neiu tulevikuplaanide kohta. Ja sitten minkin kääressä, missä ei paares.
Ruukkumussavu? Наверное, просто тяпка нормальный еще джалабенга. Sain olesa kinestuke dostuke Chebian skuolo. Naha. Jote Penja palasi. Pen. Se Karnava? Marika. Marika не пирам skuolo. На южу бейцинджа. Tu bud ansai klasi bejida. Гео хто ти гео куромрас. Sertimisessa kirjoitukko ja kohdassa skuolabejtinessa vai tässä on se Геренц пикуром? Ма федер бейцина перша школа. Доста еще буду финава. На кому маграти джо куром. Sertimisessa on skuolat tupirassa. Saibutti tu väldridassa või tässä nuudittesi klossa saibutti tu kekan dolessa tai või tulessa ti jives duudirt et siktu tšeen kamessa stukke. No me kamas jau duuridir. Kamas manga finna duitšeen. Lik mursoro tik tšajori. Sertimisessa sauromtšek tukketi ja saukon skuolana pyrilla vai? Kamas jääkät kon beitsinja škola. Ti mukarel hatsab sai butte. Ti õppes ku kher. Sõpras purasti nädžuves ku vaara. Apu päästene. Hästi. Aitäh. Tervita kindlasti vanemaid. Aga minul on niisugune kogemus siin just paari aasta tagune, kus ühe tütarlapse isa ütles, et 15 aastat vanaks ja siis läheb meele ja siis läheb koolist ära. Ja tegelikult oli meil täiesti mure sellepärast, et pooleli on jäänud meie mustlastlaste koolitee just sellepärast, et lähevad ära meele või võtavad naise ja 9. klass jääb lõpetamata. Kui me siin nüüd juba rääkisime nendest varem meie koolis käinutest, siis ma võin öelda, et meie kool on vana nüüdseks 32 aastat. Ja selle aja jooksul on lõpetanud mustlastest selle kooli ühe. Ma ei oska täpselt, või üks mustlane on lõpetanud, aga ma ei oska täpselt arvu öelda, palju neid käinud siin on. Aga ma kujutan ette mingi 30 ringis kindlasti, mitte vähem. Ja nendest on siis lõpetanud 9. klassi siin. Praegu on üks tütarlaps 8. Me loodame, et tema jõuab lõpuni. Aga muidugi meie kooli tulevad lapsed tänapäeval kõik diagnoosiga. Nad on ikkagi psühhiaatri läbi käinud ja need diagnoosid ei panda mitte ainult suulise vestluse järgi, vaid ikkagi pannakse ka mitteverbaalsete katsetega asjad paika. Et ma ei väidaks, et nende põhjus meie koolis käimiseks on ainult keel. Kindlasti on siin ikkagi mingi muu puue ka taga. Vahepeal on mustlasneiud saanud selga pikad seelikud. Nad esitavad tantsu mustlase tütrest veel üks kord. Olgu selle diagnoosiga siis nagu on. Мохнатый шмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной. Georgi vanim poeg Ilja on kihlumas ja suvel on oodata pulmi. Ettevalmistused selleks sündmuseks on juba alanud. Georg, kes on varem ise palju hobustega tegelenud, läheb Läänemaale poja pulmasõiduks hobust välja vaatama. Sealsel hobusekasvataja Lande Arulal on 100 hobust, kelle hulgast valida saab.
ei, nad on ja tegelikult need hobused on mul kõik sellised. Ma võtan, panen päitsed pähe ja sadula selga ja ta nädala pärast ratsutab. Mul on säärne asi. Ja. Väga võimalik, et meil tulevad suvel võib olla pojapulmad. Ja mul on vaja särast hästi uhked hobust tead. Kinkida või? Ei, vaata, nad tahavad teha särast troskaga tead. Need pulmi, lahtise vankriga tead. Et siis... Põhimõtteliselt sellega... Jah, et see oleks väga ilus. Neid on huvitav vaadata, aga nad on väga armsad kõik sul. Pida läbi! Pida läbi! Ande karjadest on paar hobust ka ära varastatud. Kui Ande tuttavatel mustlastel asja uurida lasi, tõid vargad salaja ühe hobuse tagasi. Teine jäigi kadunuks. 4 hobust on pihta pandud. Ekstrona! Aga kas on midagi nagu teada ka va? No tähendab, jah, inimesed seal kohalikud keegi nägid seal eelmisel päeval ja mul ei ole, ära küsi ka. Et sõideti ja siis ühesõnaga minu tuttavad, kes on ka siin Pärnus mustlased, nagu natuke tõstsid lärmi ja peale seda on mul rahu majas, ei ole nüüd. Ja toodi tagasi. Aga sain ühe hobuse tagasi, teist ei saanud. Aga seda pidi, selle täku sai ära viia ainult see, kes väga hästi hobuseid tunneb, sest ta oli niisugune iseloomuga täkk. Seda niisama keegi näidalt ära ei viinud oma märade juurest. Ma mäletan seda žesti, mis televisioonis oli, et üks naine nagu kinnitas, et kuule, et hobust mustlastel on mingid oktoobri või novembrikuus on mingid pühad, kus nad hobuse liha söövad. Siis kindlasti varastasid hobuseid mustlased. Ja üks mees minu käest küsib, et kuule, ütle, Georg, et kas on tõsi tead, et mustlased on pühad ja söövad hobuseid ja selleks nad varastavad. Ma ütlen, kuule, et õige mustlane sööb enne mu naise ära kui hobuse tead. Seda ma usun ka, et täitsa hea on tunda säärast inimest, tead, kes isegi oma hobuste hirmust ära tunneb, tead. Et see on näha, tead, kuidas sügavalt inimene pühendub enda töösse või nende hobustele. Etsu, tuuli Tiinu! Vallatu! Kas sa usud Jumalasse ka? Muidugi. Nii? Aga see on... Oled sa kristlane? Jah, ma olen nagu selles Luteri või seal ära ristitud ja kõik. Aga see ei ole see, et mitte ma usun, vaid ma tean, et midagi muud on olemas peale selle maise elu. Vallatu! See on tore kogemus, peale hobuste armastus on veel ka Jumala armastus. No kuule, ma ei saa ütelda siin, kui mul midagi väga vaja on, siis ma lähen karjunda peale, et kui ta mind ei aita, siis vaadaku ise, kes tema ilu ja loom ja loodust inimestele edasi annab. Mis sa selle mära eest tahtsid? Ma ei müü seda. Seda ma ei müü. Seda ma ei müü, sest see on mul ainuke noor mära, et sa ekstrani peale pead ka mõtlema. Oleme 3. korda Lätimaal Viljakas. Selgus, et Ella kõigil lastel ei ole korralikke voodeid. Georg viib Ella perele ühe voodi ja ühe diivani. Ella uurib Georgi käest, kuidas saab inimene uuesti sündida, kui ta kord on juba sündinud. Как этот текст? Вон, вопросный знак стоит. Растолкуй мне вот если кто не родился свыше, не может увидеть Царство Божие. Что это такое? Как ты можешь родиться свыше, если... Ну, вот объясни вот эту суть. Вот, подожди, Славик. Так, все, тихо. И еще пару там, да, ну, я не успела отметить. Да? Ну, один из этих начальников. Он пришел к нему ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо знамения, какие совершаешь, ты никто не может совершать, если не будет с ним Бог». В ответ Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится снова,
не сможет увидеть Царство Бога. Никодим сказал ему, как человек может родиться, если он стар? Разве может он второй раз войти в чрево матери своей и родиться? Иисус ответил, истину, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не сможет войти в Царство Бога. Рожденную от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Свыше рожденный человек и свят человек тот, который отказывается от всякой злости, от всякого негативного. Eu camel, eu просто camel la cipe. Maus care când pe eu pusala, eu чормаш, eu чормаш на свало. Человек не рождался для того, чтобы ругаться или плохое делать. Человек есть для доброты. Сатана испортил человека. Теперь мы откажемся от сатанинской жизни, переходим в другую жизнь с Иисусом. Eu eram amende. Сколько он тут водины? Налачо, выдал. Да. Анкашма бешлема нушан, шlankenца браинти дой пьена. Ти ускерде пенге душа, ой не душа, ти гине узришкирен васан. Икчайори тихес роджа, лакарде Ирена. Наче битих сигнес ти лестут, ой ти лестут, йодзива не поигиси. И в парке так много людей, и всюду влюбленные пары. А я тут одна, лишь одна, ой, лишь одна. И кроме подружки гитары, и кроме подружки гитары. Paari nädala pärast leiame end jälle Lätimaalt. Georg on tulnud ristima Ella vanimat tütart Zigitat. Suvel toimetab ta oma koguduse uute liikmete ristimist Järves. Talvel tuleb läbi ajada väiksema veega, ent neiu saab sellele vaatamata ristitud. Если кто любит меня, он будет соблюдать слова мои. И Отец мой будет возлюбить его, и мы придем к нему и устроим себе у него обитель. Штепкус. И вас сюда парни, калина гуджартела. Так. Паник шилаусы. Болебеси свидетельства о твоей решения. Тебя спалдайласте. Ты девясяк сиделкама. Анна скулал. Там скидаром. Камас ты пчел першан до студент панджаса. Пачаса ту. С Иисус Христос и сидел и скучал. Ага. Пачаса ту. С Иисус Христос meidän vastiirette meidän greffi putusuu.
Vaciasatu si Jeesus Kristus usjaku tritodis pidadisi pidades la cirik de mangela vastuke vasmangit vasarmaan sende. Да, пача. Pitiiri lietsiva seauja ti mostir ti gestir. Me volaatut. Настрах, она настрах. Bestelle. Boles, raz, hop. Muute kanto. Kelkeš malus. Niso nada. Šesti, te svetu te koskevavessa. Amen. Тихо. Mudela. Sigita. Peski čatke mudela. Nema parkiraatke mudela. Kipu boli be injeli prietsi nenape mudela. Da dis neve. Peski semjaki mao šestel mudela. Kone stupijeli jan antisemja. Parkiraatke Jeesus. Kiti rokami bez parta semja. Parta mao šestel si baharo. Te parkiraatke mudela kitu. Kesällä antiira säätivä antiira vasta antukami pää. Mudel saaro so isit paslatte hinda mudel. Saari poroniziva mudel achanda boli be. Te tuhadjan la nevi ziva mudel so piut iti dolti jo an nevi diva neve manusessa an Jeesus kan Kristus. Dadeski česki sveta duhoski lavessa. Amen. Delmi sveti nautut. Delmi delpes comieros, delmi skelpes kirkami be, te peski svettiva. Teles comieros tiel muusiges muusos, pastutte, dadeski, česki, svet, duhos klavesa. Amen. Ой, кто ты плачешь? Кому это tu хочешь, я чану дикен? Да его. Kui arvan, et olen filmi võtetega ühele poole saanud, helistab Georg mulle ja ütleb, et on ette valmistanud pöördumise Eesti avalikkuse, valitsuse ja mustlasrahva poole. Sõidan samal päeval tema juurde, et pöördumine üles filmida. Enne aga räägib ta mulle oma tulevasest raamatust, mille kava juba samuti paberile pandud. Kas mul need prillid on? Ajalooline taust. Mineviku mälestamiseks lapsepõlv, ristteel, valikuvõimalus, külvamine, tuleviku lootus. Hästi. Kallid suguvennad ja õed. Usun, et mõistate mu pöördumist teie ja Eesti rahva ja valitsuse poole. Igas ühiskonnas on positiivseid, kuid ka negatiivseid küljed. Olgu see moraalne, füüsiline või materiaalne. Loomulikult arvan, et iga inimese tahe oleks see, et elada hästi ja olla positiivne. Et oma elu paremaks muuta, peame ise muutuma paremaks. Kui oleme usalduse kaotanud ühiskonna silmis, siis on tõesti raske hoida positiivsed elustiili. Tean, et meie ellu on tulnud palju negatiivsust, mitte meie vaba tahtest. Vaatamata kõigele kutsun teid ülesse püsima kannatlikena. Ärge alavääristage oma inimlikkuse au. Usaldust ei võideta tühjade sõnadega
vaid hea tahte ja tegudega. Meie roomade kogukonna liikmetena lükkame ümber ühiskonna eelarvamused ja negatiivsed suhtumist ning näitame sõnade ja tegudega, et roomade südametes pole mitte üksnes kibestumist ja pahatahtlikkust, vaid heatahtlikkust, siirust, rõõmu ja palju positiivsust. Läbi selle filmi soovime pöörduda mure ja valutava südamega rahva ja valitsuse poole. Aidake meil roomadelt säilitada roomade keel, kombed, tavad ja et võiksime omada võrdväärset elutingimusi Eesti riigi ühiskonnas. Aitäh! Sa kunagi rääkisid, või ma rääkisin sulle, et Ostravis, et üks mustlasnaine pani mulle needuse peale. Ja. Et kas sina ütlesid, et sa oskad vaadata, kas see on mul peal või ei ole? Ja. Et saad sa seda vaadata? Ja, ei ole. Ei ole. Olen täiesti vaba sellest ja võta kohe seda nagu usus vastu praegu.